Tere, mina olen Karl ja täna te mõtlete välja oma väljakutsed, mis võtaks kokku teie robootika ja matemaatika alased teadmised. Olen ka ise ühe inspiratsiooniks välja mõelnud. Väljakutseks on siis programm, mis võimaldab joonistada sellist nelinurka, nagu me ise tahame, kasutades roboti rattaid. Nagu näeme, on ekraanil nelinurk ja ühe nurga ümber on ring ning see on sellepärast, et see on see nurk, mida me hetkel saame muuta. Kui ma keeran ratast, ma saan nurga asukohta muuta ning teisega ma saan seda teist koordinaati muuta. Ning kui ma vajutan puuteandurit, siis ma saan vahetada, millist nurka ma hetkel muudan. See siin on siis programm, mis seda kõike teeb ning tal on üpris mitu osa. Kõigepealt mõtleme, mida on meil üldse vaja teha, et sellist programmi saaks teha. Näeme, et me saame muuta 4 erinevat nurka ja nende asukohta. Seepärast on loogiline, et me saaksime salvestada nende nurkade koordinaadid, kui me parasjagu neid ei muuda. Seega on mul siin 8 erinevat muutujat, 2 tükki iga nurga jaoks, kus üks on tema Y-koordinaat ja teine on tema X-koordinaat. Ning programmi alguses määran ära ka kõikide nurkade alguskoordinaadid. Programmi teine osa on siis nurga vahetamine, kus puuteanduri abil on võimalik hetkel muudetavat nurka muuta. Et programm teaks, millist nurka ta hetkel muudab, on mul olemas veel üks muutuja nimega muudetav ning kui me vajutame puuteandurit ja programm läheb siit edasi, siis liidetakse siia üks juurde ning hiljem salvestatakse see uueks muudetavaks. Aga siin on ka selline kontroll, et kui muudetava uus väärtus on suurem kui 3, ta algab 0 ja siis läheb edasi. Ja kui ta on siis suurem kui 3, siis see tähendab, et me peaksime ta tagasi 0-ks panema. Seega on mul siin selline lüliti. Ning kui senikaua, kuni muudetava väärtus ei ole 3 suurem, läheb see juhe siit lihtsalt ilusti edasi ja jõuab siia välja. Aga kui ta väärtus on suurem kui 3, siis me seda siit ei kasuta ja kasutame hoopis muutumatu ploki väärtust, et võtta 0 välja ja see siia kirjutada. Seda, mida need plokid siin teevad, vaatame täpsemalt kohe, kui me oleme alumist osa veidikene selgitanud. Vaatamegi siis, mis siin all toimub. Siin toimuvad muidugi mootoripööretes tehtud arvutused ning täiesti lõpus toimub 4 nurga joonistamine. Me kasutame 4 erinevat joone joonistamise plokki selle jaoks. Näeme, et esimese joone me joonistame esimese ja teise nurga koordinaatidest ning teise joone jaoks võtame juba teise nurga ning 3. nurga koordinaadid. 3. joon siis kasutab enda jaoks 3. ja 4. nurga koordinaate ning 4. joon kasutab 4. ning 1. nurga koordinaate. Nüüd vaatame, kuidas me saame nurga asukohta muuta. Me loeme mootoripöördeid ning jagame need 3 läbi, et me saaksime täpsemalt nurga asukohta muuta ning liidame siia juurde ühe muutuja. See muutuja pärineb siit ülevalt ja kohe selgitan ka, miks ta vajalik on. Kui me vahetame nurka, mida me parasjagu muudame, siis me tahame, et nurk jääks täpselt samasse kohta, kus ta enne ka oli. Aga mootoripöördeid me ei saa ju otseselt muuta. Selle jaoks me oleme pidanud nad siin iga kord resettima ehk nende väärtuse nullima. Aga see tähendaks praegu sellist asja, et kui me nüüd nurka joonistame, siis ta ilmuks lihtsalt ekraani ülevasse nurka koordinaadile 0,0 ja see ka hea ei ole. Sellepärast, kui me mootoripöörded resetime, siis ma teen siin sellise asja, et ma loen välja nurga koordinaadid, mida me parasjagu muudame ning me salvestame selle eraldi muutujasse nimega nihe.
ning see on just see, mille me siin all juurde liidame hiljem. Ja selle abil me nihutame mootoripöörete loetud väärtuse edasi niimoodi, et nurk oleks täpselt seal, kus ta ka enne oli, kuigi mootoripöörete väärtused on nullitud. Ja muidugi, kui mootoripöörete väärtused siit lõpuks tulevad, me kasutame neid, et joonistada ring ning sõltuvalt hetkel muudetavast kirjutame need vastava muutuja sisse. Aga millise väljakutse mõtled välja sina?